tere! Olen Triinu, jalutan poodi ja siis ma mõtlesin, et ma jagan sulle natukene seda kohta, kus ma täna olen ja miks ma seda kõike teen ja kes ma varem olin. Varasemalt ma olin maksuametnik, nii et ma õppisin maksuametnikuks ja siis ma natukene töötasin, aga ma valisin edasi sekretäri töö. Et see tundus kuidagi natukene põnevam, oli ka. Ja sekretäri töö oli mul igati meeltmööda, aga ma nägin, et see kuidagi ei rahulda mind. Et mõtlesin, et teeks midagi veel, et oleks nagu elul natuke vürtsi. Ja siis ma lähen nüüd metsa. Ja siis ma olin sekretär kinnisvarabüroos ja hakkasin maakleri tööd tegema. Ja ma tegin maakleri tööd üsna kaua. Aga ma mingi aeg ei saanud seda maakleri tööd enam teha, sest ma ei saanud inimestega suhelda. Ma ei tea, kas kellelgi veel on selline jama. Kujutate ette või? Ma ei saanud inimestega suhelda, sest nii kui ma tegin, läksin kuskil mingit objekti näitama, mul hakkas nii kehva, mul hakkas paha olla ja ma tundsin, et ma olen kogu aeg väsinud. Nii kui ma inimestega kokku saan, nii olen ma kohe väsinud. Ja see elu hakkas mind kogu aeg pitsitama. Aga mina ei saanud aru veel. Nii, juuksed on suus. Mina ei saanud aru veel, et mis see elu tahab öelda. Ja siis ma nägin, et seda maakleri tööd mina küll enam teha ei saa. Ma ei saa, need inimesed lihtsalt võtavad mul energiat ära, selline tunne oli. Ma ei tea, kas keegi veel on kogenud seda. Aga ma ju ei teadnud selles mõttes, et keegi ei saa sinult midagi ära võtta, kui sa ise ei anna. Aga mina olin juba selles mõttes selles energias, selles tervendaja energias, kes kogu aeg tahtis kõike tervendada. Ja nii kui ma läksin EBS-i või kuskile, siis minu energia hakkas kohe kõike tervendama. Ma haigutasin, ma protsessisin, teised läksid järjest erksamaks, mina järjest väsinumaks. Ja siis ma sain aru, et ei, ma ei saa enam olla maakler. Ma ei saa, sest ma ei saa koostööd inimestega. Ma ei saa sul viga. Ja siis ma õppisin raamatupidajaks. Ja siis ma hakkasin raamatupidamist tegema. Ja see töö mulle selles mõttes meeldis nii kaua, kui ma tegin võib-olla otsuse jääda laste kõrvalt tööle. Sellepärast, et ma oleks pidanud hakkama just siis juba endaga tööle, ennast tervendama. Aga ma ei teadnud, et tuleb endaga tööd teha. Nii et ja kui ma tegin neid valesid otsuseid, mis tegelikult täna on väga õiged olnud, sest täna ma olen siin ja aitan teistel inimestel välja tulla ärevusest ja depressioonist ja elujõuetusest. Aga teekond sinnani oli läbi kannatuse. Nii
et kui ma raamatupidamist tegin, siis ma mingi aeg nägin, et see töö ajas mind täiesti hulluks. Sõna otseses mõttes, see oli selles mõttes, minu kopsik oli nii täis seda raamatupidamist, et mulle see enam ei meeldinud. Ja teate, ma ei julgenud mitte ühtegi uut otsust teha. Kas teil on ka elus niimoodi või? Et te ei julge? Meil on siin päris küll. Et te ei julge elus mitte ühtegi otsust teha. Kujutad ette? Olete kogu aeg ühes samas kohas tööl ja ei julge ühtegi sammu teha. Klammerdute töösse, klammerdute suhtesse ja ei julge üksi mitte midagi teha. Mina olin see. Ja see olukord, kuhu ma ennast ise viisin, ma ju ise viisin. Ma ju ei julgenud ise öelda, nii, nüüd lähme teeme seda, nüüd lähme teeme seda teist ja kolmandat, sest mul oli nii palju hirme. Mul oli hirm ainuüksi uude kohta minekul. Need hirme oli nagu nii palju. Ja igal poole, kuhu ma läksin, olid need minuga ju kaasas. See oli veel kõigile. Ja siis ma mäletan, et läksin reisile. Isver, susver, kuidas ma muretsesin oma laste pärast. Kas nad saavad ikka hakkama? Minu sees olev närvisüsteem ei osanud üldse maha rahuneda. Mitte üldse ka. Ja nii ma selles mõttes täiesti maha ketrasin. Täielikult nulli. Nii et ja selleks, et täna siin olla, olen pidanud oma ennast vabastama hirmudest, kõikidest nendest kohtades, et öelda kõigile, et ärevuse ja depressiooni jaoks ei ole vaja tablette, vaid on vaja tegeleda oma sisemaailmaga. Ainult sisemaailmaga. Ja kui sulle see töö ei meeldi, nagu minul oli, siis tuleb teha paus. Paus sellest tööst. Et siis saad vaadata, mis sulle uuesti meeldib. Et inimesed ise viivad tegelikult ennast täiesti, sest nad klammerduvad suhetesse ja kõikidesse töösse, mida tegelikult võib-olla hing tahaks hoopis teha midagi suuremat ja öelda nii, kus on lava, aga sa oled seal nii madalas augus ja siis sa kardad kõike. Nii et kui sina oled selles mõttes juba aru saanud, et sellist elu sa enam ei taha, siis 7. veebruaril, laupäeval, kutsun siis kõiki neid inimesi, kes siis on oma ärevusega nii hädas, et keha annab kogu aeg sõnumeid ja sa ei tea, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ja just sellest kohast, et sa hakkaksid varem endaga tööle, et sa saaksid aru, miks see töö endaga on oluline. Sa teed seda ainult iseenda pärast, mitte kellegi teise pärast. Ainult selle pärast, et sa jõuaksid oma laene maksta, ainult selle pärast, et sa näeksid oma lapselapsi, ainult selle pärast, et sa saaksid olla maa peal kauem. Ongi kõik, ainult selle pärast. Nii et mina tulin sellest mugavustsoonist välja ja otsustasin need kõik hirmud lahustada. Ja täna ma tean, kui mõnus ja kiire töö see endaga võib olla, sest täna on energiad hoopis teised, kui mina alustasin.
nii et täna saavad inimesed ikkagi väga kiiresti nendest olukordadest välja ja need hallid hiired saavad maa pealt lõviks muutuda. nii et kui sina tunned ennast ka täna halli hiirena ja saamatuna ja ma ei tea millena, siis tea, et see on ainult üks lugu sinu sees, mida keegi on kunagi sulle öelnud. aga nii hea uudis, et sellest hallist hiirest võib saada imeline hing, imeline inimene, et sa ei pea enam seal olema. nii, ehk siis, kui sina tunned täna töö juures just, sest minul olid need sümptomid ju kõik töö juures, et ma tundsin, et ma ei saa inimestega suhelda, ma ei saa maakleri tööd teha, ma ei saa raamatupidamist enam teha. mida ma siis teen? et kui sina oled ka täna selles kohas, mida ma siis teen? siis äkki on sul aeg vaadata natuke elu suuremalt, natukene vaadata, kes mina olen ja miks ma siia maa peale olen tulnud. nii et selles mõttes avardame kõik oma vaateid, et sa saaksid teada, mis on võimalik. aga imelist päeva ja mine õue. Tšauka!